ohjeldamatu Pipi. Tõlge Jaanika Toompere. Näitlejad Katrin Karismaa, Katariina Lauk-Tamm, Eva Püssa, Tiina Tõnis, Kai Kõivumägi, Robert Gutmann, Leino Rei ja Peeter Rästas. Härra Nilsson, kas sa tead, kus Pipi on? Otsime teda juba terve õhtu, aga ei leia teda üles. Ootame teda. Ma tahan talle tingimata head ööd soovida. Mina ka. Kõik on otsas, isegi kukleid pole. Tommi, mul tuli üks mõte. Küpsetame Pipile koogi. Hea mõte. Talle maitsevad koogid. Kõikidele lastele maitsevad koogid. Mina valmistan taigna ja sina pane ahi sooja. Just nii teemegi, Annika. Mis see siis tähendab? Mu kodu põleb. Minu elus segas oma suvila. Kohe ajame selle asja korda. Olge mureta, Tommi ja Annika, ma aitan teid sealt välja. Kust see suits tuleb? Ahjust! Me tahtsime sulle koogi küpsetada, Pipi. Jätsime selle vist liiga kauaks ahju. Liiga kauaks, jah. Selle lõikamiseks läheb saagi vaja. Pole viga, ma küpsetan kohe uue. Kuhu need lapsed küll jäävad? Ma hakkan juba muretsema. Mis sa räägid? Lapsed jäävad kuidagi kauaks. Nad on kindlasti Pipi juures. No ükskõik, nad peavad õigel ajal kodus olema. Ja. Päivad läbi, rõõmsad laulame. Pidime kell 8 kodus olema. Kell on juba peaaegu 9. Lähme ruttu, Tommi. Jookske tagurpidi, siis jõuate kella 8 koju. Nägemiseni, Pipi. Magage hästi, nägemiseni. Kas te olete juba söönud? Muidugi. Kas te arvasid, et me sööme kell 9? Armas aeg, kas kell on juba nii palju? On ja, kui te veel kord nii hilja koju tulete, siis ei tohi enam mitte kunagi Pipi juurde minna. Anna andeks, ema, me ei vaadanud kella. See pole mingi vabandus. Te tulete kogu aeg hilja koju. Mu kannatus on otsas. Sa riidled ka siis, kui me liiga vara tuleme. See pole tõsi. On küll. Kas ma riidlen tõesti nii palju? Ei. Kas siis muretsed enam ka ei või? Muidugi võib. Sa loed nagu hull. Mis raamat see on? Ärge unustage hambaid pesta. Raamatu pealkiri on Kui me kodust põgenesime. Väga huvitav raamat. Hambaid pesema, kas kuulsite? Jaa. Raamatus on lapsed, kes põgenesid kodust ja nad olid rõõmsad. Peske kael ja kõrvad ka puhtaks.
peske hambaid, ärge te kaelu ja kõrvu unustage. Ma ei või seda enam kuulata. hei, tere hommikust, väike onu. Ilus ilm täna. Tule ütle mulle tere hommikust. Kas lähme ratsutama, mis sa arvad? Leiba soovid, Annika? Jah, tänan ja see on vorsti ka. kõrvaark. Oi, ajaga minema. On ta läinud? Jah, kallis. Ettevaatust. Vastikud loomad. Mida ütleb eesel, kui ta veski juurde jõuab? hommikust. No näed siis, poiss. Sa kas sööd või loed? Pipi tuli. Tere hommikust, Tere hommikust, Pipi. Pipi. hommikust. Hommikust! Ma pean minema. Muidu jään tööle hiljaks. nägemist. Ole siis hea poiss. Nägemist. Pipi, kas sa süüa tahad? Ei, ma olen juba 3 korda hommikust söönud. Väike onu. Mis me täna teeme, Pipi? Seda võin ma teile päris täpselt öelda. Tommi ja Annika, te rohite maasikapeenrad ära. Rohimaa, täna! Ilm on nii ilus. Seda võime me teha ju ükskõik missugusel päeval. Tänaseid toimetusi ära viska homse varna. Midagi vastikumat ei osanud sa välja mõelda, jah? Peenrad kasvavad muidu umbrohtu täis. Ja siis las kasvavad. Ma ei või seda enam kuulata. Mis sinuga ometigi on? Sa käitud täiesti võimatult. Tõsta piimakann üles. Too uus piim. Ära vaata nii hapu näoga, muidu läheb piim ka hapuks. Mul ükspuha. Sa riidled nagunii kogu aeg. Ma ei riidle kogu aeg. Riidled küll. Sellepärast jooksen ma ükskord kodust ära. Kuidas sa arvad, soovin sulle kõike head. Kas sa ei usu mind? Ma tõestan sulle. oota, Annika, ma tulen kaasa. nägemiseni, ema. Tervita isa. Mida ma pean tegema? Ole õnnelik, et neist lahti said. Kas ma pean õnnelik olema? Nad ei mõelnud seda vist tõsiselt. Ma tunnen oma lapsi. Kuule, Pipi, arvad, et nad teevad seda? Ja mis siis? Ole õnnelik, et nad jalga lasevad, siis on sul palju vähem tööd. Sa oled südametu, Pipi. Sa ei mõista seda, emad on alati mures. Siis oleks vist targem, kui mina nendega koos põgenen. Jaa, siis saad neil silma peal hoida. Selge pilt. Kui sina oled koos nendega, siis on mu süda rahul. Kuule, proua Settergren, sa pead siis sel ajal härra Nilssonit hoidma. Olgu, Pipi. Ma toon ta enne põgenemist siia. Hästi. Kohtumiseni. Nägemist. Kuhu me põgeneme? Küsime Pipi käest, kas ta tahab kaasa tulla. Mis see siis olgu? Arvasin, et olete juba paari kilomeetri kaugusel, aga teie istute hoopis trepil surnumat ja näod peas. Pipi, kas sa ei taha põgeneda? Jama, milleks ma peaksin põgenema? Mina ei pea maasikapeenart rohima. Palun tule kaasa, Pipi. Muidu pole see üldse lõbus. Seda kindlasti. Palun tule kaasa, Pipi. Olgu, ma tulen kaasa. Nüüd teeme võileibu, see on põgenemise juures kõige tähtsam. Ära siis pahandust tee, härra Nilsson. Settergrenid on korralikud inimesed, nende juures ei tohi sa käituda nii nagu Segasuma suvilas. Hei, Tere. ma tõin härra Nilssoni ära. Õige küll, ma viin ta tuppa. Kas sa ei karda, et tema võib ka põgeneda? Ei, seda ta küll ei tee. Nägemiseni, härra Nilsson. Aga sina käitu korralikult, kuni ma ära olen. Kuule, Pipi, kas sa siis hoolitsed nende eest? Aga sina pead härra Nilssoni eest hoolitsema. See polegi nii lihtne, kui sa ehk arvad. Nägemiseni. Head aega. Armas aeg, see oli kroonlühter. Tule jalamaid alla.
oi, mu kardinad, mu ilusad kardinad. Härra Nilsson, ära hüppa klaveri peale. Kas sa võtsid raha ka kaasa, Pipi? Ei, ilma rahata on põgenemine palju huvitavam. On see üldse võimalik? Muidugi on. Terve maailm on täis inimesi, kellel pole raha. Meie saame ka hakkama. Rahaga võib iga teine põgeneda. Olla laiska nii me hea, sest töö võib oodata. Päike paistab siin, lilled äänsevad ja maailm on suur ja lai. Olla laiska nii me hea, usu mind mu emake. Kui naasen ma, olen virk ja hea, seda võin ma lubada. Olla laiska nii me hea, rahaga või rahata. Kes ei usu mind, kooli minguse, meie ilmas rändame. Trallallalallalla, kaasas ema küpsetatud koogid. Need meil maitsvad imehead nagu virkadele lasteleegi. Olla laiska nii me hea, palju parem veel kui virk. Taevas sinine, päike kollane, väike onu aga valge. Laul on nii hea, nagu oleks mina selle välja mõelnud. Nii vahv on ratsutada. Seda küll, aga kui sa kogu aeg ratsutad, siis sa ei leiagi seiklusi. Seda ei või iial ette teada. Just, tuleb kannatust varuda. Seis, vaadake, kui palju maasikaid. Vaadake mägrad. Ongi. Ma pole neid kunagi näinud, ainult õpikupildil. Ja sina arvasid, et me ei näegi midagi põnevat. Me oleme juba seikluste sees. Just nimelt, vaata, maailm pöörleb üha kiiremini. Võta. Aitäh, nagu laiskade maal. Päivad läbi, rõõmsad me ja laulame, laulame. Kas pöörame nüüd vasakule või paremale? Ma ei tea, viskame kulli ja kirja. On meil siis münti? Võtsin oma õnnemündi kaasa. Selge, lähme sinna poole. See tee pole just eriti meelitav. Su münt oli liiga väike, Pipi. Läheks õige teisele poole. Ei, muidu münt vihastab. Varsti hakkab vist sadama. Raamatus oli küll kogu aeg ilus ilm, kui lapsed põgenesid. Kus me täna öösel magame? Küll me mingi koha leiame. Sa ju tead, et ma olen õnneseen.
selle künka taga on ilmselt imekena loss. Krahv ja krahvinna rõõmustavad kindlasti meie tuleku üle. Kui see on loss, siis olen mina printsess. Kas me seal peamegi magama? Sa ei mõtle seda tõsiselt, Pipi? Ei seisa paigal, väike onu, see on lihtsalt välk. Tule tagasi. Kõigepealt põgeneb ta koos meiega, nüüd põgeneb välgu eest. Mis me nüüd teeme, Pipi? Ilma hobuseta me kaugele ei jõua. Ma ju ütlesin, et kannatus tuleb varuda. Arvad, et väike onu ootab meid kusagil? Ei, ta jookseb segasumma suvilasse tagasi ja teeb meile kohvi, et me saaksime koju jõudes kuuma jooki juua. Tulge, see koht mulle ei meeldi. Pipi, ma kardan. Sellest pole midagi, Annika, peaasi, et keegi seda ei märkaks. Kuulete, keegi mängib. Jaa, laulvad saagi. See on kindlasti mingi vaim, Pipi. Pigem taevast alla kukkunud ingel. Ma kardan. Sa kardad kogu aeg. Mina olen uudishimulik, ma tahan teada, kes seal on. Tommi, tule igavene argpüks. Tere! Tere tulemast. Istuge sohvale ühele neist luksustugitoolidest. Kuhu iganes soovite. Ma istun parem kiiktooli. See on hea. Vahva kiiktool, eks ju? Suurepärane. Miks väljas kogu aeg valgeks läheb? Välku lööb. Jäägu välk pealegi välja. Mis teie nimed on? Mina olen Konrad. Kas pole kena? Meil pole nii ilusaid nimesid. Minu nimi on Pipi, tema on Tommi ja tema Annika. Need on ilusad nimed. Annika on vist hirmul. Ma kuulen, kuidas ta süda peksab. Miks sa kardad? Välku või mind? Sind ja välku. No, välku on iseasi, seda mina muuta ei saa. Aga mind sa küll kartma ei pea. Mina olen rändkaupmees ja ei tee kärbselegi liiga. Toore, kui kärbsed mulle ka liiga ei tee. Mida rändkaupmehed tavaliselt teevad? Ma rändan külast külla ja müün ilusaid asju. Mida te müüte? Igasugu asju. Kujutan ette, mida sa müüd. Peterseli väetist ja muud säärast nodi, mida vanatädid ostavad. Mis väetist? Sa ei tea midagi. Ma ütlen sulle, mida ma müün. Minu tõmbenumber on Konradi spetsiaalliim. Jumal hoidku sellest, et mõni laps mu liimiga ei mängiks. Ta ei saaks enam iial lahti. Konradi spetsiaalliim kleebib kõike. Jätke see meelde. Kas ma tohin proovida? Võta terve purk. Ole ettevaatlik, muidu liimid end kinni. Konradi spetsiaalliim on midagi enamat kui tavaline kleister. See on universaalne vahend. Nööpe enam õmblema ei pea, neid liimitakse. Kui maja ehitades Konradi liimi kasutada, siis tuleb selle lammutamiseks dünamiiti kasutada. Talvel määritakse Konradi liimi saabast alla, siis ei libise sa kunagi kiilase. Konradi spetsiaalliim on kliisterimatsi meisterklass. Ja, ostke Konradi liimi. Ja. Mis nüüd? Püütakse mind piksupippi, hopsula ei hula hopsassa, hopsula
hopsassa. Ma teadsin, et mu liim on hea, aga ta nii hea on. See on mullegi uudis. Tommi, Annika, vaadake, ma olen siin. Liim on tõesti väga hea. Piper, ära lase liimile ära kuivada, muidu jäädki sinna rippuma. Siis me peame selle redeliga süüa tooma. Ärge muretsege, ma teen kohe hädamaandumise. Tähelepanu! Selle liimi abil saab igal pool kõndida nagu kärbes. Kohutav ilm. Parem siiski kui mitte mingi ilm. Sul on õigus. Tegelikult mulle meeldib, kui müristab ja välku lööb. minu meelest on see ka vahva. Nagu tulevärk. Kas sulle ka meeldib, Annika? ei, minu meelest on see õudne ja ma kardan seda. Kas sul ka midagi, mida sa ei karda? Pipi, mul on kõht jube tühi. Mul ka, Tommi. Nüüd hakkame sööma. Mis nüüd on? Ma ei saa liikuda. Mu habe jäi oma liimiga kinni. Ai, küll on valus. Esimest korda on mul kahju, et mu liim nii hea on. sul peaks häbi olema, Tommi. Kes määris mu liimi aknalauale? Vabandust, see olin mina. Mis su vabandusest kasu on? Ütle parem, kuidas ma siit pääsen. Ma olen väga tugev, Konrad. Ma saan sind ehk aidata. No, väga kena sinust. Aga vaata, et mu habe kinni jääb. Selle lõikame maha. Ja. See on ikkagi parem, kui eluaeg aknalaua küljes olla. Väga hea liim. Poleks arvanudki. Üks koht on veel kinni. Lõika see maha. Teie terviseks. Proosit vesi. Siin on väga mõnus. Varsti on väga maitsev, Konrad. Seda minagi. Anna mulle palun veel üks soolakurgi võileib, Pipi. Võta. Suur tänu. Te põgenesite siis kodust ära. Nagu minagi omal ajal. Kuidas nii? Kas te põgenesite vanglast? Ei, mitte seda, väike Annika. Asi on selles, et kui ma liiga kaua ühes kohas olen, siis hakkab mul igav. Siis ma põgenen sealt ja otsin mõne huvitavama koha. Nagu selle siin. Just nimelt. Mulle siin meeldib. Aga mis teie siin teete? Ma pean teie kõrvad põhjalikult ära pesema. Selleks on küll ülim aeg. Ei, suur tänu. Seda sa küll tegema ei pea. Ma pesin neid just eelmisel aastal. Võta tekki endale, Tommi. Mul pole külm. Mul on paks jakk seljas. No, head ööd. Head ööd. Magage hästi. Mulk. Mulk. Mulks. Mulks. Mulks? Mulk. Mulks.
Mõlks. Ei, väike Annika, sa ei pese mu kõrvu. Kui sa ärkad, olen ma ammu läinud. Konrad, tule otse kohe tagasi. Ma pole su kõrvu pesnud. Konrad! Ta ei tea kuulmagi. Teda ei näe me enam nii peagi. Aga Liim jäi siia. Väga hea. Mis me sellega teeme? Küll näed. Pipi, tee sai otsa. Mis me nüüd teeme? Lähme ristteele tagasi. Me läheme sinna, kuhu münt näitas. Ja aga Ei minge tagasi, Tannika. Me läheme edasi, mis sest, et teed pole. Nüüd peame küll otsa ringi keerama. just siit me edasi ei pääse. Kannatust, küll me midagi välja mõtleme. Visake seljakotid alla. Pipi, me oleks võinud Konradi liimi kasutada. Seda küll, aga nii saab ka. Pipi, kui üks meist kukub, siis kukume me kõik alla. Ei kuku, Annika, ma imen end nagu kaan kalju külge kinni. Pipi, kuidas sa seal seista saad? See on ju võimatu. Sa näed ju isegi, et see pole võimatu. Lõpeta oma tobe itsitamine! Hoidke käies kinni, ma ronin koos teiega alla. Hästi, Pipi. Rõõmsad nii ja laula. Kuidas siis söögiga jääb? Ära karju, sa peletad kalad eemale. Tommi, sul näkkas, tõmba välja. Kas siis pole mitte midagi? Ema arvates peaksime me praegu umbrohtu kitkuma. Kõik on otsas. Ehk on homme ka ilus ilm. Me pole veel kõik ära söönud, nüüd tuleb parim osa. Võib oodata, väike siilitab, lilled õitsevad palju. Ma sõitsin ükskord sellisest tünist Niagara kosest alla. Oli see vast vahva? Kas hakkad jälle oma muinasjutte rääkima? Ma ei valeta, ma näitan, kuidas ma seda tegin. Ära tee rumalusi, Pipi. Ma usun sind niigi. Ole mureta, see polegi nii ohtlik, kui tundub. Ära tee, Pipi. Pea suu ja laula parem üks laul, Annika. Gaas! Ei!
Tommi, veereta mind nüüd vette. Ettevaatust! Hüütakse mind piksub pipi hapsule ei Tule, Annika, lähme vaatame, kus ta randub. nendega mängin, ööselaga sängis, härra Nilsson mul paisus on. Hüütakse mind piksu pipi, hopsula heihule hopsata ja kui tuju hea, kui pipi laula la la la. Pipi! Kas sa näed tünni? Ei, ta kadus ära. Koses on veekeerised, mis tõmbavad kõik põhja. Lõpppeatus, palun kõigil väljuda. Nüüd läheb ohtlikuks. See mulle meeldis. Kahju, et Tommi ja Annika minuga kaasas polnud. Tommi ja Annika on eksinud. Tommi! Annika! Me vist ei näegi teda enam. Ära räägi nii, Annika. Ma loen 10 ja soovin hästi kõvasti, et Tommi ja Annika seisaksid minu ees. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Nüüd on nad siin, ma tahan. Tead mis? Pipi võis teisele kaldale randuda. Siis me peame kuidagi teisele poole saama.
kuule, Felix, ära sa mulle näkku kuku. Siit leiame kindlasti kuskilt mingi koha, kus magada. Annika, tule ruttu siia. Vaata. Ma tahaksin teda silitada. Ma lähen sinna. Ära mine, Annika. Põdravasikas ei salli silitamist. Küll Pipi on. Ma ju ütlesin, et me ei leia teda üles. Ilma temata sureme me kindlasti nälga. Need on meie viimased võileivad. Ma olen väsinud, Tommi. Lähme magama. Magame kuuse all. Seal on mõnusalt kuiv. Ma olen nii väsinud. Mina ka. Mis on, Annika? Sipelgad! Sipelgad! Mis siin naljakat on? Heida ise sipelgapesasse pikali. Minuga seda juba ei juhtu. Nagu minuga juhtus. Magame parem selles vanas majas. Kas sa oskad sinna tagasi minna? Muidugi. Tule. Sa oled ikka päris segane, Pipi. Sa ei saa ometi rahus magada, kui Tommi ja Annika on eksinud. Tõuse otse kohe üles ja otsi oma sõbrad üles. Siin on soe ja mõnus. Tule siia. Kas te Tommit ja Annikat olete näinud? Te ei tunne neid. Neile järele jõudmiseks vajan ma mingit sõiduvahendit. Seal on jalgrattad. Õnne peab ikka olema just see, mida ma vajan. Kodu on nii kaugel. Vähemalt paar tuhat kilomeetrit. Enne kui me koju jõuame, olen ma nälga surnud. Mul on juba praegu süda paha. Mida sa seal teed? Ei midagi hullu, mul oleks jalgratast vaja, et oma sõpru otsida. Kas sa kaotasid oma sõbrad siis ära? Ma pean neid igalt poolt otsima, selleks mul ratast vaja ongi. Halb asi on see, et mul pole raha. Pole midagi, lapsuke. Võta, mida vajad. Annika. Kapsarullid. Ja kana, kui maitseb. Mulle maitsevad kapsarullid hirmsasti. Kana oleks ka päris hea. Magustoiduks võtaksin õunakooki.
Oleks me koju jäänud, võiks me kõike seda süüa. Pipi! Pipi! Hei, Tommi ja Annika! Pipi, tore, et sa tagasi tulid. Kus sa olid? Igal pool ja mitte kuskil. Ma otsisin teid oma spetsiaalrattaga. Ja saab nüüd eest ära või? Ega siin ei ole mingi mänguplats. Kohe eest ära. Mujal ei ole mängida. Mul on tarvis siin edasi minna, aga mitte teiega siin jätta. Minge eest ära. Mängukoht on hoopis seal. Lähed minema ju sitte. Tulete nüüd ei saa aru või? Pipi, kuidas sa ilma ratasteta sõita said? Kas mul polnudki rattaid? Ma ei pannud seda tähelegi. Rumal lugu. Pipi, ma kukun varsti näljast kokku. Mina ka. Me peame kuidagi raha saama. Me oleme 3 vaeslast ja siin rändame ringi. Me keeled suures näljast, kurgulaes on kinni. Lõputa on meie tee, armas rahvas, aidake, andke hädas raha meil leiva jaoks. Kodutud ja väiksed me üksinda siin kõnnime, palun aidake te meid leivaga. Oh, kui head elu on, ei te tea, mis tunne. Mis lärm see siis on? Ei lasta rahus magadagi. Kaduge sealt jalamaid, kaduge! Kurjad sõnad keelel tal ajab ära akna all. Ma ütlesin, et kaduge siit! Viska teine king mul ka, kurisa. Vaadake, ta viskaski. Ilusad kingad, just õige suurus. Suur tänu, kurimees. Mul oligi hädasti uusi kingi tarvis. Suu jõmpsikas! Jätta kingad rahule! Kas sa oled kurt? Anna mu kingad tagasi! Kohe! Kohe! Kui sa viskasid need alla, kui sa neid tahad tagasi saada, siis tule neile järele. Ja nüüd paneb vihane mees kingad omale jalga. Ole vait, jõmpsikas, ma sulle veel näitan. Nüüd ei saa enam keegi sult kingi ära võtta. Tommi, Annika, ruttu, tulge. Hüppame! Pipi, ma kardan. Mida siis jälle? Rong on kõige turvalisem liiklusvahend, Annika. Minu meelest on lihtsalt suurepärane nii reisida. Mis sina arvad? Vahva. Nii võib igaüks reisida. Seda küll, mulle hakkab see ka meeldima. Kui pilved ja kui tuul, nii tahangi ma sõita, kui tuuled suvekuul. Kui lilledõite meres ja aasad rohekad ja margarita õied on justkui valge vaht. On pääsu lapsed ootel ehk ema süüa sai ja mesilased lennus, kui päike taevas lai. Kuid liblikas see kaitseb neid lilleõisi siis, et lilled saaksid korki neist mesilastest priiks. Kuid lapsed mesilastelt ehk nõelatagi saaks, sest minu väike õde võiks magus olla ka. Ma toppin oma nii
tunnen, et kohe-kohe meid leiab seiklusus. vaata, Pipi. See on tunnel, no ja mis siis? ja mis me nüüd teeme? Heidame kõhuli maha, mis muud? Talvel mõtlen alati, kui soe oli suvel olla. Sa oled nagu Mooramaa mees. arvad, et sa ise pole selline? Mooramaa mees, Tommi. Vabandage palun, kas te saate öelda, mis kell on? Hallo? Hallo? Tal pole kella. Mis juhtus? Kas ma saan teid kuidagi aidata? On teil halb? Ma arvan, ma nägin vaimu. Heinavanker. See on paremuselt teine asi maailmas. Hüppame alla! mitte nii kõvasti. Seisa paigal, sulle ju meeldib puhtus. Me oleme kohal. Nii. Ära topi kõike suhu, Nils August. isa, kas sa tead, mis sul vankris on? Muidugi tean. Hein, muud ei midagi. Vanker on täis, äärni täis, väikesi lapsi. Mida teie seal teete? Kuidas te sinna saite? Kes te olete? Me pidime äkitselt ümber istuma ja me ei jõudnud sult luba küsida. Sellegipoolest suur aitäh. Jäta, mind sa pehmeks ei räägi, mulle endalgi kari lapsi. Ole siis õnnelik, et me kaasa tulime. Me paneme su lapsed paika ja sina võid rõõmustada. Me vist ei meeldi talle. Mida? Seda me veel vaatame. Hei! Kuule! Kas me võime su küüni sööbida? Ei, kaduge siit. Mul on endalgi piisavalt lapsi. Nad on ju vahvad oreliviled. Kõige väiksem peab korralikult käima õppima. Küll ma selle korda ajan. Hei, mis su nimi on? No, mis su nimi on? Nils? Kalle? Sa oled kullatükk. Olgu, te võite heintes magada. See on teist väga kena, suur tänu. Aga hommikul olete läinud. Selge. Selge. mis teie nimed on, tarkpead? Mina olen Karl, tema on Ulli, tema on meie väike Hans ja tema nimi on Lärs. Mis kõige väiksema nimi on? Nils August. Kutsume teda pissiliseks.
tee kogu aeg selliseid asju, Pipi, see on ohtlik. Muidugi oli see ohtlik, aga ka lõbus. Ja nüüd magama. Jaa, nüüd meeldib mulle põgenemine jälle. Mulle ka. Tasa, keegi tuleb. Kindlasti mingi vaim või midagi taolist. Sealt tulevad 4 vaimu, Annika. Kas te tahate ka siin magada? Ei, me tõime teile natukene süüa ja ma käskis meil teile süüa tuua. Teie ema on nutikas. Need on täitsa värsked. Suu hakkab vett jooksma. Teie ema on tõeliselt vahva. Karl vannub vahel. Kaevu võin ise vannuta. Vanduda ei tohi. Räägi seda Bernhard Johnsonile, kaptenile, keda ma Yokohamas kohtasin. Ta vandus nii kõvasti, et suust lõid leegid välja. Tema sõimusõnad olid nii hullud, et mõni inimene kukkus surnult maha. Kas sina kukkusid ka surnult maha, Pipi? Ei, mina mitte. Ma tean ühte head sõimusõna, kas ütlen? Ma sosistan sulle kõrva sisse, et väiksemad ei kuuleks. Olgu, ma ei saa midagi aru, kõdi on. Ütle uuesti. See on tõesti vahva, Tommi. Kas tahad minu kõige hullemat sõna kuulda? Jaa? No, see oli päris vinge. Pean selle meelde jätma. Mina tean ka ühte head sõimusõna. See oli juba päris mahlane. Kas teie ka midagi teate? Nad on liiga väiksed. Oskame küll. Ma tean näiteks paganat. Pagan võtaks. Ma tahan emme juurde. Kas sa nutad sellepärast, et sa ei oska vanduda? Ära muretse, küll sa õpid. Vanduda polegi tarvis. Aga mina oskan. Tahad kuulda, Pipi? Muidugi ma tahan teada, kes vannub kõige paremini. No, kes oli kõige parem? Annikal oli kõige parem sõimusõna. Ütle siis meile ka. Ma ei hakka õhku rikkuma. Me peame siin ju magama. Oota, ma teen luugi lahti ja karjun selle talli. Loll, sita, sitikas! Nüüd on aeg ema juurde tagasi minna. Sa ei taha? Põrsas. Sa ei taha selline olla? Sa polegi. Oled selleks liiga must. Ma küürin su korralikult puhtaks. Siis oled sa nagu martsipanis tehtud. Ära vigurda, puhtus on pool elu.
käänist jalga. Tule tagasi, see oli alles eelpesu. Minu soojas käes on mõnus, eks ju? Su külmad jalakesed saavad vähemalt sooja. Annika, tule hommikust sööma. Aitäh. Kanaliha ja värsked pannkoogid. Pernaine andis. Kui maitsev. Kalle, oota meid ka. Nad on läinud. Nad oleksid võinud vähemalt hüvasti jätta. Pirpist võib kõike oodata. Just, ta on paras veidrik. Kes hommikul pannkooke sööb, see peabki veidrik olema. Ronige üles, soreliviled. Kui te liiga ahned pole, saab igaüks ühe ampsu. Oi, issi on seal. Olge tasa. Ta saab purjaks, kui ta näeb, et me katusel ronime. Ta läheb koplisse, seal on pull. Pull on jälle lahti tõmmanud. Isa ei näinud seda. No ja mis siis? Pull on ohtlik. Isa, vaata ette! Segased olete või? Ronige alla! Katus ei pea vastu, see on eluohtlik! See, mis sina teed, on eluohtlik. Vaata selja taha. Hüppa üle, isa! Mis see? Tagasi! Ta ei saa aru, mis toimub. Oodake, ma ajan selle asja korda. Tule siia, pull. Võitleme. Miks sa mind nii jultunult vaatad? Vaata ette, pisike. Kuigi mul pole sarvi, võin ma üpris vastikuks muutuda, küll näed. Ole! Vaata pealegi juumi näoga. Proovi uuesti. Heia, Pipi! Kas ta ei kardagi? Pull on ju temast palju tugevam. Seda arvad sina. Pipi on maailmas kõige tugevam. Mis lahti? Kas kardad või väsisid ära? Jookse parem minema. Jookse nii kaugele, kui jaksad ja puhka veidi. Vaata, Pipi, vahva auto. See ei sõida enam. See seisab siin juba paarsada aastat. Vahet pole, see näeb päris hea välja. Kas tahad seda endale, jah? Tervet autot? Jah, ma kingin selle sulle, kui tahad. Uskumatu. Kas sa mõtled seda tõsiselt? Jah, see on nüüd sinu oma. Sa ei saa seda kaasa võtta. Järelikult pead siin mängimas käima. Tommi, Annika, auto on nüüd minu oma. See kingiti mulle.
suur aitäh! Hea küll, hea küll. Laev hakkab sõitma! Visake kõik välja! Kohe saab tehtud. Tee kiiremini, Annika. Pipi, sa valad ju vett paaki. Muidugi, puhas vihmavesi. Vihmaveetoru super, koos kärbeste ja sääskedega. Sellega ei lähe mootor käima. Ei, aga kui Konradi spetsiaalliimi sisse segades läheb. Vajuta gaasi. Ma ütlesin. Teie ei tule kaasa, ainult Tommi ja Annika tulevad. Tähelepanu, läheb lahti. Hoidke kinni. Ma vajutan gaasi põhja. Ei! Seis! Pidage seis, tulge otse kohe tagasi. Lapsed ei tohi autot juhtida, te ju teate seda. Tema küll, aga Pipi piksuga kohta sa ei kehti. Pipi, sa sõidad liiga kiiresti. Meil pole pidureid. Konradi spetsiaalliimiga sõidab see väga hästi. Vahva, nagu kuurakett. Just nimelt. Konrad pani vist liimi sisse dünamiiti. Pea kinni, Pipi. Seljakott kukkus maha. Ma toon selle ära, istu rooli taha. Pipi. Vajuta pidurit, Tommi. Sa ju tead, et meil pole pidureid. Tommi, Pipi. Jookse, Pipi, kiiremini. Sa suudad. Bravo, Pipi, suurepärane. Tähelepanu, autojuhid! Valage oma vanadesse romudesse Konradi spetsiaalliimi. Siis sõidavad need nagu tuletõrjeautod. Hobla! Hobla! Kiiremini, kiiremini! Kohe tõuseme lendu kõrgemale! Appi. Kõrgemale! Mis ma ütlesin? Auto lendab nagu noor kotkas. Tore on, aga kuidas me alla saame? Alla läheb ta täiesti iseenesest. Ma hoian lihtsalt käsi paigal. Nüüd oleme juba palju madalamal. Lehmad lendavad punase tulega üle ristmiku. Siit tuleb Pippi Piksuk, Pipilotta, Viktuaalia, Rullgardiina, Efraimi tütar Piksuk. Kas te pole varem lendavat autot näinud või? Ettevaatus, Pipi, mägi. Me lendame otse mäe poole. Heihula, hopsassa! Hei! Heihula, hopsassa! Sa ei karda, et me võime alla kukkuda, Pipi? Mida veel? Konradi spetsiaalliimiga ei kukuta alla. Mis siis, kui see otsa saab? Siis maandume, aga siin ei saa maanduda. Lendame kõigepealt üle metsa. Hula, hoio, hopsassa! Hula, hopsassa! Sa võid silmad lahti teha, Annika, me lendame metsast üle.
Kust läheb mul veel vaja visakese üles tagasi? Põmm! Me ei saa enam nii edasi lennata, Pipi. Seda me veel vaatame. Selge pilt. Spetsiaalliim on otsas. Kuulsite? Hüppame parem alla, Pipi. Ei, mitte siin, Tommi. Pipi, kus siis? Me jõuame ehk kaldale. Jääge siia, ma ujun sinna. Pipi, ära tee. Ahoi, Tommi ja Annika. Ahoi! Jah, mul oli päris imelik tunne. Miks? Kas sa kartsid? Asjata. Pipil on jalad kindlalt troolil. Tulge välja! Heia, Pipi! Mis ma ütlesin? Maandusimegi suppelrannas. Täppistöö, seda ei saa õppida, seda tuleb lihtsalt osata. Korraldame nüüd supluspeo. Hüppame vette! Pipi, me peame end pesema. Ei mõtlegi. Ei, mina pesen end kõigepealt puhtaks, see on kõige tähtsam. Liigne pesemine on tervisele kahjulik. Ei ole. Mõtle, kui kaua me pole end pesnud. Sa oled tõeline puhtuse hull. Päevas tuleb end vähemalt 2 korda pesta ja hambaid ka. Meil pole isegi hambaharju kaasas. Just nimelt. Pipi, Tommi, nüüd on teie kord, tulge siia. Istu. Kui sa suureks saad, siis avad kindlasti pesumaja või keemilise puhastuse. Ma ei lõpeta enne, kui sa oled puhas. Nii. Lõpeta. Lõpeta, kas sa ei kuulnud? Aitab suplemisest. Meil pole enam autot, järelikult peame jalgsi edasi liikuma. Keegi varastas meie riided ära. Ma tean. Lehmad. Minul sellist muret pole, ma hoiun alati riietega koos. Mis me nüüd teeme, Pipi? Me ei saa ju alasti ringi käia. Tervist, kas teil on minu jaoks mõni tühi kott? No kui sa tunni ootad, selle kuhi all on kindlasti mõni tühi kott. Ega sul pole midagi selle vastu, kui ma sind aitan, siis saame ehk kiiremini. No lase käia. Hüütakse mind piksuk Pippi, hopsula ei hule hopsassa ja kui tuju. Kes need siukesed veel on? Need on Egiptuse lapsed, aga sina ei taipa sellest midagi, sa oled veel liiga väike. Me peame kuskilt riiete jaoks raha saama. Jah, mina ei taha enam mingis kotis ringi käia. Hakkame jälle tänavalaulikuteks. Siis peame veel mõned kurvad laulud välja mõtlema. Veel kurvemad kui eelmised? Laulud peavad nii kurvad olema, et rahvas hakkaks kohe lahinal nutma. Ja neid tuleb hästi laulda. Saab tehtud.
ma mõtlen sellise laulu välja, mis paneb inimesed hundi kombel ulguma, kindel see. Vaadake neid vaeseid lapsi, riideid pole seljas neil. Vaadake neid vaeseid lapsi, riideid pole seljas neil. Vanemaid neil enam pole, Egiptusest nad tulevad. Siin nad külmetama peavad, kuid kuulake armas rahvas, rõõmustuju ikka neil. Lauluklip ja klapp, raamile visake, riiete ja söögi jaoks kõlvavad meil ood ja pekk. Siis me lahti saame vastikutest kottidest. Liirum-lauluklip ja klapp, raamile visake, riiete ja söögi jaoks kõlvavad meil ood ja pekk. Siis me lahti saame vastikutest kottidest. Liirum-laarum, see laul polnud vist piisavalt kurb. Või on inimesed liiga kitsid? Väiksemat raha polnud või? Selle eest ei saa poolt särgi varrukatki. Ma nüüd teen midagi, mille eest nad taskud pahupidi pööravad. Tere, mu daamid ja härrad! Nüüd näete midagi enneolematut ja seda kõike ilma piletita. Igaüks maksab nii palju, kui tahab. Kes annab, on hea. Kes ei anna, ei ole ka hea. Tulge maailma kuulsamat köietantsijat vaatama. Pipilotta, Victoria, Rullgardina, Piparmünta, Efremi tütar, Pikksukk. Alo, kohe hakkab pihta. Siis võib teil imestusest kaabu peast lennata. Võtke kohe parem rahustit. Palun annetage kunstnikule. Annetage palun. Tänan väga. Palun annetage kunstnikule. Suur tänu. Ma astun nüüd köiele. Annetage palun. Hei, teie seal. Kas te ei tahaks midagi anda? Teil on küll raha. Kes raha ei anna, peab silmad kinni panema. Paneb imestama, jah? Olge mureta! Mul on veel üllatusi varuks. Politsei peaks sellise asja ära keelama. Teile. Mu vanaema oli veel tublim. Tema oskas veel paremini köiel tantsida. Kord olid 2 naljahammast köie kirikutorni ja raekoja vahele tõmmanud. Siis ütlesid nad minu vanaemale, selle peale sa küll ei julge astuda, vanaema. No küll näete, ütles vanaema ja astus koos oma 99 eluaastaga köiele. Nii tantsiski ta tornide vahel tarantellat. Ise jäi samal ajal veel kohvi, sest ta oli selle tassiga kaasa võtnud. Vot, just selline oli mu vanaema. Kui ta oli 5 tundi köiel tantsinud, kutsusid inimesed teda alla. Tule alla, nüüd teame, et sa oskad seda. Vanaema aga jäi endiselt köiele ja urgitses rahumeeli suure varbaga ninas. Eks proovige seda teha. Mis kogunemine see siin on? Tehke ruumi. Oi. Annika Toomi, politseinik pole veel maksnud. Kui te vaatate, siis peate ka maksma. Mis siin toimub?
kõik hüüetantsijad peavad selleks loa saama. Kust te üldse tulete? Me tuleme kodust. Ja kas teie vanemad teavad, millega te siin tegelete? Ei tea. Ma tegelen selle asjaga. Juhtumit tuleb uurida. $78.50, palun. Palun võtke ise. Kui puudu tuleb, siis siin on veel. Las ma vaatan teid. Nii on palju ilusam kui nendes kottides. Seda kindlasti. Üks hetk, võrukallad. Meil tuleb tõsiselt vestelda. Ma viin teid jaoskonda. Mis pärast? Loata köiel tantsimine. See on eluohtlik. Juhtumit tuleb uurida. Loodetavasti ei kesta see ühendust võtmine terve igaviku. Ärge kurvastage, aga te peate esialgu siia jääma. Ma pean kindlaks tegema, ega te pole kodust jalga lasknud. See võtab natuke aega. Selleks ajaks panen teid vangi. Ma ei tee seda meeleldi, aga kord on kord. Ma ei taha, et te jälle põgenete. Oi, pane meid ikka korralikult luku taha, sest need kaks on juba kes teab mitu korda põgenenud. Hea, et sa ütlesid. Võta sellest kommi. Teie võite muidugi ka kommi võtta, kas tahate? Jah, meeleldi. Aitäh. Aitäh, sinuga saab asju ajada. Nii. Head ööd. Magage hästi. Head ööd, maga ise ka hästi. Kohtumiseni. Tema meid enam küll ei kohta. Kahju. Ta on kena politseinik. Kommid, Pipi. Jätame need siia, siis saavad teised põgenikud ka kommi süüa. Mitu tundi me juba teel oleme olnud? Terve igaviku. Jalad juba valutavad. Ma olen väsinud ja mul on kõht tühi. Külm on ka. Oleks pidanud vanglasse jääma. Me oleks pidanud koju jääma. Näe, see on ju Konrad. Tõepoolest. Tore, et me temaga kohtume. Ta näeb magades päris sõbralik välja. Kuidas küll mina välja näen, kui ma magan? Ma võin sulle öelda. Sa näed välja selline, nagu magav laps ikka. Tervist, Konrad! Mis lahti on? Pühamüristus, milline üllatus. Vana Konrad rõõmustab selle üle. Annika ütles, et sa näed magades päris sõbralik välja. Konrad, on sul midagi süüa? Kas teil pole või? Ei ole. Rännudel ongi nii, vahel on süüa, vahel pole. Aga elu läheb ikka edasi. Oi, mis tore luud. Olen juba sellist ammu endale tahtnud, ma võtan selle koju kaasa. Ma peangi segasumma suvila korralikult ära koristama. Pipi, kui sa oleksid nõid, võiksid luua seljas koju ratsutada. Hea mõte. Sa võid sama hästi ka selle hobuse seljas ratsutada. See pole mitte väike onu. Nüüd võite koju ratsutada. Nägemiseni. Kas te tulete meile segasumma suvilasse külla? Muidugi. Siis ostame teilt liimi ka. Konradi spetsiaalliim. Siis ma tulen kindlasti. Ära pahanda, et me peame nüüd liikuma hakkama. Ärge siis liimi unustage. Ja teie ärge unustage, et Konradi spetsiaalliim kleebib. Sinu õnn, et sa tulid, väike onu. Mul on nii hea meel. Laisk on olla imeja, sest et töö võib oodata. Kas kuulsid? Äkki tulevad lapsed tagasi? Ongi nemad. Lapsed. Emme, issi, me tulime tagasi. Küll on meil hea meel. Annika. Tommi, väike poiss. Oi, jumalukene lapsed.
ma kallistan sind. Me olime ju kõigest paar päeva ära. Kas pole tore? Tulge nüüd. Annika. Sul on hea meel, et Pipi tagasi tuli. Sööge, lapsed. Pipi, kas sa ei taha süüa? Pipi, võta. Tahan küll, aga kõige väiksemad vorstikest. Ma pean vaatama, kas segasumma suvilaika seisab püsti. Suur tänu, Pipi. Pole tänu väärt. Maga hästi, Pipi, ja suur tänu. Nägemiseni, Pipi. Homseni. Ja emme, ma roin homme maasika peenre ära. Ja mina vana laiskvorst aitan ka. Hea tööd, mu väike Annika. Hea tööd, Tommi. Maga hästi. Homme räägid mulle kõigest, jah? Jaa. Hästi. Hea tööd, Annika. Hea tööd. Maga hästi, püsike. Sina ka. Aitäh. Hea tööd, Tommi. Hea tööd, ema. Küll on hea oma voodis magada. Mul on nii kahju, et vaesel Pipil pole vanemaid. Mul ka, Annika. Kuuled, vihma ei sajagi enam. Me oleme kodus ja vihma ei sajagi enam. Ma tean, et ma ei ole luual sõites eriti osav. Ma olen vähe harjutanud. Homme pärast rohimist läheb alles õieti lahti, küll te siis veel näete imesid. Luuaga ei saa ometi lennata. Sa ju näed, et saab. Kõike saab, kui kogu hingest tahad. Loodan, et